Kalle, siin Narva koolis saab õppida multimeediat ja te õpetate välja siis multimeedia spetsialiste. Mida selle eriala raames täpsemalt õpetate? Nagu see eriala nimetus ütleb, multi, siis väga paljusid asju. Mina näiteks õpetan kõike, mis seondub video ja heliga, aga peale selle õpime veel siin graafilist disaini, natukene veebilehtede tegemist, animeerimist, natuke programmeerimist kindlasti, fotografeerimine on ka meil siin täiesti olemas selline õppeaine, nii et väga palju asju. Milline osa nendest õpilastele kõige rohkem huvi pakub? Aga see sõltub täpselt sellest, kes mille järgi tuleb. Et on sellised inimesi, kellel on suurem fotograafia huvi, kellel on natukene sellist ajakirjanduslikku huvi. On inimesi, kes tegelikult tahavad veebilehtesid teha. Et see on väga, väga lai mõiste ja väga lai selline, et mis kellelegi meeldib. Kas see eriala eeldab ka mingeid varasemaid oskusi või teadmisi? Tore oleks, kui inimene oskaks näiteks kas või natukenegi käega joonistada või oleks varemgi mingid kaamerad käes hoidnud, aga tulevad ka täiesti tühjad valged lehed teinekord meile õppima. Graafikat õpetatakse meil loomulikult ka 2D ja 3D ja ruumilist modelleerimist. Inimesed peavad siis oskama nagu kujundada siis selliseid virtuaalseid keskkondasid, kas või elementaarsel tasemel. Ja loomulikult siis, eriti kui õpilased käivad praktikal, siis nad tegelevad nende praktikafirmade visuaali kujundamisega ka. Et kõik võimalikud lehtede, kodulehtede uueks tegemised ja logotüüpide uueks tegemised, sest paljud firmad on tegelikult siin väga elementaarselt ennast nagu visuaalselt nagu välja käinud, et see on nagu siin Narvas vähemalt päris suur tööpõld kõigil. Meil ongi nüüd selline jätkuprogramm ka, et kui sa oled selle multimeedia lõpetanud, siis sa ju kõigest väga, väga sügavalt ei saa. Aga näiteks meil on siis selline üheaastane kursus, et visuaalne kujundamine, et siis need, kes huvitavad graafikast, et need saavad siis kõike seda süvendatult edasi õppida. Ja see on siis juba tõesti, see tulemus on juba proff.